et see 1500 nagu ongi siuke mentaalne jooks, et jalgadega sa nagu väga ei tee seal midagi. Siis ma ütlesingi endale, et Toki nimel läksin ja tegin ära ja pärast ma olin pool tundi, ma olin pikali maas, mul oli niimoodi, et kohe tuleb nagu toit üles, et hüppe, heide, hüppe ja teisel päeval on vastupidi, et on heide, heide, hüppe, heide. See on nagu mingi luule, kus nagu õpid mingeid asju pähe. Ja siis Eesti meistrivõistlustel ma tegin tal ära, et siis see oli ikkagi nagu päris hea tunne. Kui sisimalt usud, et sa nagu saad hakkama sellega või et see on see õige asi, mida sa teed, siis 99% see läheb nii. Hei, meie oleme karjäärimudijad ja siin podcastis me räägime inimestega, kes teevad seda, mida nad armastavad. Podcasti toob sinuni karjäärileht.ee, mis annab ka sulle võimaluse oma karjääri teadlikult planeerida. Sealt leiad karjäärilehed, tööpakkumised ning põnevad videomaterjali. Ägedate sõnumitega särgid trükib karjäärimudijatele Viiprint ning särtsu toob juurde Noko. Tänases episoodis on meil külas siis Eesti meister, Euroopa 5 ja olümpialootus, mitmevõistleja Risto Lillemets. Tere! Tšau, Risto! Nii, ja selleks, et me sinuga paremini tuttavaks saaks, meil on siin väike töövestlus. Palju sa oled töövestlustel osalenud? Otseselt töövestlusel ma ei ole käinud, et ma olen saatnud CV, ma olen käinud kohal ja mul on öeldud, et ei tule, et kunagi Saaremaal ma käisin Inkapis oli, kus elektroonikaettevõtted panin neid kiipe kokku, ehk siis siuke väike legodega mängimine ja siuke suht liinitöö. Nii, et sa oled pääsenud sellest? Ja, et mind ei ole nagu väga grillitud selles osas. Aga me nüüd hakkame grillima. Nii, et ma tulistan sulle küsimused ja sa vasta. Kuidas teenisid oma esimese palga? Ma arvan, et see oligi see sama, kui ma käisin seal Inkapis, et siis suvel peale või enne kaitseväge äkki. Siis oli mu esimene palk. Ja kelleks sa väiksena saada tahtsid? Oi, need oli palju. Mingi hetk ma tahtsin saada näitlejaks. Siis ma tahtsin sportlaseks muidugi. Ja üks amet oli veel, aga see ei tule mul praegu meelde, mis oli ka selline nagu mitte eriline või mitte nagu selline eriti tavaline asi. Siis ei olnud võib-olla nii suur unistus, kui ei meenu. Ja võis olla küll niimoodi, see võis nagu ka siuke kosmonaudi teema olla, pigem juht, aga sa ei ole esimene, kes seda ütleb, nii et... Mis on sinu tugevaim iseloomu omadus? Ma arvan, et ma olen mentaalselt nagu päris tugev, et sport lihtsalt nagu kasvatab, et ma võin kõike teha ja ma nagu saan hakkama kõigega. Silmi pilguga. Mis on sinu supervõime? Kaugele ja kõrgele hüpata. Just, jah. Aga ma arvaks, et just see sama nagu mentaalne tugevus, et ma tunnen, et ma saan nagu kõigega hakkama, mis mulle nagu ette astub või ette satub. Millist tööd teeksid tasuta? Sööks. Hea meelega. See on ju päris hea. Või magaks, on ju? Ja või magaks, ja. Kui see oleks töö, siis ma arvan, ja teeks seda hea meelega. Kui sa ei oleks siis praegu tippsportlane, kes sa oleksid? No see läheb ka spordi alla, ma arvan, siis kui ma kergejõustikku ei teeks, ma mängiks kas võrk või jalgpalli, aga kui ma ei teeks üldse sporti, siis ilmselt ma oleks see vend, kes käib nagu pidudel ja siuke hästi elav vend, kes teeb nagu kõike. Et mulle meeldib nagu, jah, nagu proovida võimalikult palju erinevaid asju, et siis elada nagu hästi vabalt või hästi mitmekülgselt just, jah. No enne, kui me läheme siin selle sporditeekonna juurde, siis sa ütlesid näitlemine. Nagu tavaliselt, kas sportlased ei ole just sellised nagu, kergejõustiklased just eriti, see tundub selline individuaalsport, hästi selline, et nagu ise teen oma asja nagu teistest, et mida rohkem rahus saan olla, seda parem. Nagu kus sinus see näitleja hing nagu sees oli ja miks see siis ära kadus? No, alustuseks see, et ma ei oska näidata ilmselt nagu. Aga nagu mitmevõistlejad on tegelikult sellised, kes see tundub nagu individuaalne, sa oled seal staadionil üksi, aga tegelikult see on selline väike nagu seltskond, kes kõik saavad nagu omavahel läbi ja see on nagu väike perekond seal, et võrreldes nagu teiste aladega, kus ongi, kõik on nagu enda eest seisavad, siis mitmevõistlejad on nagu hästi elavad üksteisele kaasa ja ongi nagu selline perekonna tunne tekib seal, et sa ei ole nagu üksinda. Pluss siis sul on nagu need taustajõud, treenerid, füsiod, kes ka kõik nagu sulle elavad kaasa ja kes on sinu poolt. Et tegelikult see on ikkagi nagu tiimitöö, et sportlane küll nagu seal üksinda ponnistab, aga siis see taustajõud, see on nagu pool sellest, et see pole nagu päris lihtne niimoodi, et üksinda lähed ja teed. Aga seda näitamist sa said siis kooli ajal proovida, et sul hakkas meeldima? Ja näiteringides ma mäletan, ma mängisin klaabut, ma olen mänginud, mingi igasuguseid asju ma olen mänginud ja mulle nagu meeldis.
et see lavanärv ja see oli nagu äge, see on nagu sama, et kergejõustikus, kui sa astud suurele areenile, et siis see on nagu see sama tunne. Et... Ja kui on tehtud, siis on nagu nii hea, on ju. Ja et see on nagu siuke show ja siis saad nagu enda etteaste ära teha, et mulle see meeldib. Aga milline su esimene mälestus siis spordist on, et see esimene hetk, mis sul eredalt meeles on, mis nagu tundus, et okei, et see on asi, mida ma tahaksin teha rohkem? Mu sellist esimest eredat mälestust minu enda nagu võistlustelt väga ei ole, sest ma ei olnud nagu kõige parem mitte kunagi, nagu Saaremaal oli nagu väike koht ja võiks arvata, et ma olin nagu siis hea, aga ma olin nagu, isegi oma koolis olin kas mingi 3., 4., 5., et ma ei olnud nagu kunagi parim. Et selles mõttes nagu ma imestasin, et ma olen veel nagu kergejõustiku juurde jäänud, et ma ei tegelikult ei olnud nagu üldse hea selles, et aga niimoodi ta kuidagi läks, et 2011 on nüüd siis 10 aastat tagasi ma tegin oma esimese 10 võistluse, ma arvan, see oli TV10 Jõgeval ja see oli samamoodi, et okei, see oli küll 9 võistlus, aga peale seda tonni, kus 1000 meetrit on viimane ala, sa oled nagu täiesti surnud, seal kukud üle joone, hingeldad maas praegu nagu aga see tunne kuidagi, mulle meeldis see tunne, et see lihtsalt oli kuidagi, ma tundsin, et see on nagu minu asi, mida ma pean tegema ja ma nagu ootasin juba järgmist korda, kuigi endal oli nagu nii halb olla, et järgmised nädal aega on nagu raske käia ja see nagu ikkagi taastub päris kaua sellest, aga kuidagi see nagu mulle meeldis ja siis ma jäin nagu selle juurde. Et just see sama nagu mitmekülgsus mulle nagu hästi meeldib, et nagu vaimselt ja füüsiliselt, et ma saan nagu 10 võistluses on see, et ma saan nagu arendada lõpmatult ennast, et ei ole see asja, et nagu töö saaks otsa või et nagu igal pool on midagi, mida teha ja see on nagu alati lihtsalt niimoodi. Et see mulle hästi meeldib selle asja juures. Aga kas selline sport ja tõsisem sport oli sellise, ma ei tea, kehkatunni loogilise jätkuna sinu jaoks või olid veel mingid spordi trennid või kus see üldse selline võistlemine alguse sai? Teises klassis, mul oli vend on väike jah, just 1,5 aastat noorem, aga tema oli esimeses klassis ja siis meie ema pani kergejõustiku trenni ja see oli selline, kus alguses olid nagu pallimängud ja küpsid kaugust kõrgust ja loopisid palli, aga see oli selline nagu tutvustav, et sealt nagu mulle meeldis alati võistelda ja siis nagu see teistel ära panemine, see on nagu alati meeldinud, et sealt ilmselt see kirg nagu edasi läks. Aga siis paar aastat hiljem oli minu nagu siis põhiline kergejõustiku treener Andres Laide, kelle juures oli nagu selline tõsisem tegemine, et seal nagu olid ainult poisid juba ja vanemad poisid muidugi nad olid nagu juba siis mina ja siis nemad on, et seal oli nagu maailm vahet, hoopis teine tase, siis alati tahtsid neile nagu ära panna, kuigi ma olin nagu selle nagu oligi, maailm oli nagu vahet. Aga siis oligi see, et mingi hetk hakkasid ka tulemused tulema, ma ei tea, kas ma siis kasvasin mis iganes, et jõudsid nagu neile järjest lähemale ja siis nagu tekkis see tunne, et okei, päris hea, et ükskord paned nagu võib-olla ära trennis ja trennis just see ärapanemine nagu see mulle meeldis, et andis indu juurde. Ja see andis indu juurde ja nagu ma tunnen, et see ka praegugi nagu mul on nagu 2 head treenikaaslased, kellele mulle meeldib nagu kogu aeg ära panna, siis trennis nagu see punnitamine nagu siis aitab nagu hästi palju. Ja mingi hetk oligi niimoodi, et selles trennis nagu kõik positiivad kõik alasid, ehk siis see nagu olidki maakonnavõistlused, oligi see sama TV10, kus enamus Eesti noori, ma arvan, on võistlenud, siis seal võistlustel tegidki nii palju alasid, kui vähegi võimalik oli, kui aega valubaasi ja siis tekkisidki sellised eeldused, et nagu mitmevõistleja võiks nagu minust saada, et igal alal nagu midagi oskad ja kokku nagu tuleb päris hea suunda, aga nagu üksik alal nagu vaadates seda suunda, et ma võiks teha näiteks ainult mingit, ma ei tea, kõrgushüpet või et siis ma tundsin, et see jääb nagu igavaks, et see ei ole päris minu teema. Ikka mitmel rindel. Ikka mitmel rindel ja see 10 võistluse juures midagi lihtsalt niimoodi võlub mind, et seda on nagu raske sõnadesse panna, et see 2 päeva seal hommikust õhtuni, sa saad nagu teha igat ala, et nagu minu jaoks see 10 võistlus on ideaalne asi, nagu, mis on nagu välja mõeldud, et sul üks päev hakkab jooksuga, lõppeb jooksuga ja seal vahepeal on nagu hüppe, heide, hüppe ja teisel päeval on vastupidi, et on heide, heide, hüppe, heide. Ehk siis selline see on nagu mingi luuletus, nagu õpid mingeid asju või? Et ma olen selle nagu enda jaoks hästi selliseks ägedaks mõelnud ja teinud, et mulle meeldib. Isegi see 1500, mis seal lõpus on, nagu kõik vihkavad seda ala ja nagu enne seda selliselt nagu tahad koju minna, et
nagu kõik on nõus, et selle võiks sealt ära kaotada lõpust, aga mulle meeldib nagu joosta, et nagu teed mentaalselt lihtsamaks enda jaoks selle ja siis lihtsalt lähed ja teed ära ja siis võid süüa nädal aega, mida tahad ja teed mida tahad. See on äge. see söömine on ka motivaator, jah? Jaa, et nagu kümnevõistluse puhul on nagu see hästi hea, et sa kulutad nii palju kaloreid, et sa võid lihtsalt süüa kõike, mis sa tahad ja siis enne võistluseid natukene nagu tõmbad tagasi, aga muidu jah, ikkagi võib põhimõtteliselt kõike süüa. Aga see ei tähenda seda, et nagu iga päev käid Mäkis või kuskil, et ikkagi sööd nagu normaalselt, aga kui nädal lõpus või ükskõik millal nagu mingi isu tekib, et siis mitte midagi ei piira mind. Lihtsalt lähen ja nagu... Tundub ideaalne. See on päris hea. Ideaalne, mitme võistlus sa kujutad ette ka, et sa 2 päeva järjest pead lihtsalt nagu... Ei kujuta ette ausalt ennast. Täiesti, ma räägin see 3,2 kilomeetrit, mida ma just hiljuti jooksin, no tead, sure või ära reaalselt seal poole raja veel nagu, et see tundub nii pöörane, ma lihtsalt olen ise kogu aeg nagu, eriti just tippsportlas või no tegelikult isegi palju vahekas sa tegeled tipus või lihtsalt hobi korras. Üldse minu arust nagu sportlased nagu on, ma arvan, kõige motiveeritumad inimesed üldse või nagu siukese enesedistsipliin ja enese nagu piitsutamine. Keegi teine ei aja sind nagu sinna, kui sa ise, et see on tõesti jah. Aga tavaliselt on ju niimoodi, et on palju siukseid nagu hakkajaid, noori, tüdrukud ja poisse kooli ajal, kes siis teevad kõvasti trenni ja nähakse, et nendes on potentsiaali, aga siis gümnaasiumi lõpul peavad nad tegema otsuse, et kas minna õppima või kas spordiga tegeleda. Kuidas see muutus siis sinul toimus? Sina ju ei lõpetanud ära. Kas sa läksid kohe õppima? Ei, mul oli vahepeal kaitsevägi, mis oli väga kurb minu jaoks, sest et ma nagu teadsin alati, et ma lähen nagu Tallinnasse ülikooli, aga siis tuli see hetk, et okei, ma pean kaitseväkke ka minema. Ja ajasin nagu alaliidus seda asja, et äkki ma saaks sinna spordirühma 3 kuud, et kõik oleks nagu hästi. Öeldi, et nagu asja aetakse. Aga siis, kui lõpuks oligi nii, et ma läksin sinna koha peale ja siis öeldi, et kutsuti nagu poisid tuppa kokku, ütlesid, et sina oled 8 kuud, sina oled 8 kuud. Mina olin ka nagu seal pulgas, et ma sain nagu 8 kuud siis aega teen nende 3 asemel. Aga ma arvan, et tagantjärel nagu mul vedas selles mõttes, et hästi äge seltskond oli, et mulle nagu see oli nagu pööraselt selline äge seltskond ja äge seiklus. Tagantjärel sellist nalja nagu uuesti tahaks nagu teha, et ikkagi 8 kuud ma tunnen, et läks nagu raisku spordi mõttes, aga ma nagu ikkagi sisendan endale, et mul oli nagu seda vaja, et nagu mingis mõttes teha selline mentaalne restart ja peale seda nagu mul oli see, enne seda sain ühe suure vigastuse, see nagu seal natukene süvenes, aga nüüd ta nagu, sellel kaitseväe lõpuks nagu sain sellest siis jagu ja sellest alates on nagu sporditulemused läinud nagu sammudega paremaks, et kui varem oli niimoodi, et nagu väikeste sammudega, siis peale seda läks nagu ikkagi suuremate sammudega, et mingi selline mentaalne nagu restart seal toimus, et see tuli pigem kasuks. Aga kas sa praegu õpid ülikoolis ka midagi või? Ja siis oligi, et peale kaitseväega läksin ülikooli, kolisin Tallinnasse vennaga üürikorterisse, võtsime Mustamäel ja hakkas meie koolide pihta, et õpin TalTechis tootearendust robootikat nüüd viimast aastat loodetavasti, et kevadel võiks lõpetada siis. Ja tegeled ju ka tippspordiga praegu siis. Yeah. Aga kuidas see nagu, tundub, et sportlased ju elavad seal treeningsaalis, et kuidas sa nagu sinna kooli ka jõuad? No ma olen leidnud, et teha vähem trenni on nagu parem kui see, et sa oled seal 3-4 tundi päevas hallis ja lõhud ennast ära. Kus teed kõik asjad ära nii palju kui vähegi võimalik, et teed nagu kvaliteetselt ja mõtestatult nagu neid asju ja kangisaalis täpselt samamoodi, et sa ei pane nagu maksraskusid peale, et sa oled nagu terve ja sul on nagu endal nagu parem olla selles mõttes, et sul ei ole mingit suuri vigastusi, saad nagu trenni teha kogu aeg. Ja selle pealt nagu see areng tulebki. Aga seda kooliga nagu sobitada mul hästi nagu treeneriga on vedanud ja selle pundiga on vedanud, et kuidagi hästi saime selle asja klappima. Et mul oli küll mõned päevad, kus ma tegin nagu ise jõusaali, et ma ei saanud nagu teistega koos teha, et koolipäev oli nagu pikk, et hommikust õhtuni ja siis õhtu läksin, tegin kooli seal spordihallis jõudu, et oli ka selliseid päevi, aga üldiselt me saime nagu kõik alad niimoodi tehtud, et kas hommikul oli siis trenn ja siis sõitsin kähku kooli ja et sellist nagu jooksmist oli küll niimoodi ühest linnaotsast teise, et meil olid vahepeal oli nagu Lasnamäel trennid, ehk siis hommikul sõitsin Mustamäelt Lasnamäele 10-11 kilti, siis pärast nagu 2 tunni pärast tagasi kooli. Et selles mõttes nagu hästi keeruline oli ja pidevalt nagu selle koolipingis higistasin, et nagu nii palav oli sellest kogu sellest, pärast ma ei jooksnud, aga ma nagu ikkagi kiirustasin, et see oli, kohati oli hästi tüütu, et ma jõudnud isegi nagu süüa enne loengut ja siis
see oli nagu raske, aga ma sain hakkama sellega ja ma arvan, et see kuidagi on aitanud mind jälle sporditeel. aga kust see otsus üldse tuli minna ülikooli õppima, et kas see on sinu jaoks selline tagavaraplaan või plaan A hoopis? Kuidagi ma teadsin nagu mingi esimesse klassi astudes, et lõpetan gümnaasiumi ära, siis on nagu ülikool on järgmine loogiline samm, et see nagu lihtsalt on minu teadvuses nagu olnud, ma isegi ei tea, kust see tuli ja et miks ma ei ole nagu mõelnud mingit muud lahendust, aga kutsuti ka nagu USA ülikooli, nagu siin mõned sportlased on läinud, aga ma leidsin, et see ei ole nagu päris minule, teadsin, et lähen oma Tallinna Tehnikaülikooli ja siis see on nagu minu tee, ma nagu kuidagi teadsin seda ja nii ta nagu läinud on ja ma olen nagu väga rahul, et on küsitud küll, et kas sa ei tahtnud ikkagi USA-sse minna või kas sa veel ei plaani minna, siis ma mõtlen nagu ei, et see on minu koht ja mul siin on nagu kõik on hästi, et saan väga hästi hakkama. Aga räägi sellest USA-st ka natuke, mis kool see seal on? No seal on niimoodi, et hästi palju neid ülikoole on, seal on erinevad divisjonid nagu tasemete järgi on jagatud ja kutsutakse selliseid üle maailma selliseid silmapaistvaid sportlaseid, et ülikooli eest nagu saaks võistelda ja siis nendel on nagu jälle teeninud raha selle pealt või feimi või mis iganes. Sportlaste ülikool? Ei, päriselt mitte, aga nagu seal on see sport on nagu au sees, et on niimoodi, et on Ameerika jalgpall, mis toob neile raha sisse, vist on ka korvpall ja siis nagu kergejõustik lihtsalt on üldiselt nagu nendes ülikoolides seal. Aga nagu sportlased sinna kutsutakse, sa saad endale üldiselt sellise täistipendiumi, muidu USA-s pead ju maksma selle eest, et sulle makstakse nagu see kõik välja. Ja siis sa oledki seal, sul nagu elukoht on olemas, sul tasuta toit üldiselt, saad trenni teha ja kool on nagu ka kuidagi trennidega niimoodi sobitatud, et see lihtsalt see tundub nagu ideaalne valik, et sa ei pea nagu millegi pärast muretsema, et see on nagu kõik sulle ette tehtud. Ja siis paljud sportlased nagu lähevadki sinna ja naudivad seda, aga samas nende tulemused üldiselt ei ole läinud nagu väga palju paremaks, et pigem on selline 60-50, et muidugi on ka neid, kes on seal suure arenguhüppe teinud, nagu siin on Johannes Erm ja Karel Tilga ja praegused näited, et nendel nagu see mõjub väga hästi, aga nemad on ka hästi talendikad sportlased, et ma arvan, et nad oleks ükskõik kus selle ära teinud. Aga on ka selliseid näiteid, kes on sinna läinud ja on nagu täiesti ära kadunud, et ma leidsin et see ei ole nagu päris minule. Ja teine vastuoluline fakt oli see, et mind kutsuti igalt üks oli mingi katoolik ülikool, nagu, et USA-s on see usk on nagu hästi teemas, et mulle see üldse ei sobinud ja siis mõtlesin nagu ei. Ja selline maaülikool või hästi, hästi väike ülikool, kus nagu kergejõustiklastest mitte kedagi ei ole nagu kuulda olnud, et oleks tulnud või et treeneri nime guugeldasid, mitte midagi ei andnud, et see nagu kõlas ka nagu pigem ikkagi punase lipukesena, et pigem sinna ei tahaks minna. No meil on ikka talente siia kodumaale ka vaja, nii et... Ma just imestan, et nagu nii kaugelt otsitakse siis sportlasi tulema ülikooli, et... Jah, ma ei teagi, miks neil see nagu niimoodi, et neil on tegelikult ju maa on nagu talendikas sportlasid täis. Jah, nagu... et võiks ju enda. Just, aga kuidagi kutsutakse igalt poolt kultuuri rikastama niimoodi. Aga kui... rääkides sellest, et miks sa mitmevõistluse valisid, seda sa juba mainisid, aga üldse nagu see tippsport, et mida see nagu päriselt tähendab tegelikult, et meie on ju kes siis seda kõrvalt näevad, et panedki on ju ETV käima, vaata, kuidas sa seal kuskil Euroopas võistled, see on see, mida meie näeme on ju, ja siis oleme uhked, et jess, sain nüüd hea koha, aga mis see sinu jaoks päriselt tähendab, et sa üks hetk jõuaksid üldse sinna, et sa seal võistled ja veel nii edukalt, et milline su päevakava on, mida see vaimselt sulle tähendab füüsiliselt? Tegelikult tippsportlane on see, kes saab nagu raha selle eest. Okay. Ja kes nagu elabki selle nimel. Ja siis mina olen lihtsalt nagu tudeng, kes teeb nagu hobikorra sporti, aga lihtsalt nagu läheb päris hästi. Aga sa tahad jõuda sinna, et sa oled, sinule saab öelda tippsportlane? Jaa, nagu kategoorias, kui ma olen nagu ikkagi maailmas top 10, top 5, siis on nagu või sa oled profisportlane siis või? Või kuidas see nagu? Pigem vist on profisportlane, jah, see, kes saab nagu palka, et tippsportlane, sa oled ikkagi siis, kui sa nagu oled hea. Kõrgete kohta. Siis ma ei pannud isegi. Jah, et selles mõttes nagu hästi, jah. Aga minu päev on jah niimoodi, et praegu nagu online kool, ehk siis kool on nagu, on hästi lihtne, et midagi väga tegema ei pea. +1. On see, et ärkan 9 üles, 11 on trenn.
praegused trennid on sellised 2,5–3 tundi, et nagu suht jutustame seal, meil on terve hall, et meil nagu kiiret ei ole, teeme nagu oma asja, selles mõttes on hästi mõnus, mulle nii meeldib. Ja peale seda lähen siis koju, teen süüa. Üldiselt siis teen duši all, käin ära ja siis mulle meeldib nagu jalgadele külm duš, see on nagu minu reegel, et jalgadele külma duši, siis lähed magama. Magad mingi tund aega, 2 tundi, oleneb kuidas nagu trenn oli, et täna ma oleks ka, ma arvan, ilmselt magama läinud, sest mul oli nagu korralik jooksutrenn ja ma olen nagu päris läbi omadega. Rikkusime ei paista, ei paista. Õnneks on nagu hästi, et olen ikkagi elav veel. Aga üldiselt siis magan ja õhtul kas tegelen kooliasjadega või lebatan niisama, et mulle meeldib selline rutiin nagu sobib väga hästi, et tundub vist jah, et sportlasega nagu selline rutiin on hästi oluline, et see ju viib sind lõpuks tulemusteni. Ja, ikkagi nagu päevast päeva pead sama asja tegema, et see rutiini taluvus täpselt samamoodi, et nagu paljudel seda ei ole, siis on ka nagu raske. Aga mul ongi tegelikult hästi lihtsad nagu päevad, et YouTube'is vaatad videosid nagu samamoodi, et nagu see nagu kodutöö, et sa ikkagi vaatad neid spordivideosid, analüüsid ja teed endale nagu neid tehnikaid selgeks ja et see on ka ikkagi nagu hoopis, et see ei ole see, et sa nagu trennistid nagu alad ära ja siis on nagu kõik sellega, et aga kodus sa pead ikkagi ka nagu vaeva nägema, et kas sa imiteerid peegli ees, mingeid asendeid vaatad, kuidas nagu keegi proovid nagu parandada ennast igal võimalikul hetkel, et see on. Aga kui me räägiks nüüd võistluseelsest perioodist, siis see kindlasti on erineb ju sellest, et mis igapäevaselt võib-olla treeningperioodil teed? Siis lähevad trennid natukene sellisemaks, mõnes mõttes lihtsamaks, et teen näiteks ühe ala 2-3 korda läbi, näiteks kõrgushüpet, proovin mingit kõrgust 2-3 korda. Üldiselt nii, et kümnevõistluses sa pead lihtsalt tegema mitu ala, siis ongi, et lähed jooksed näiteks tõkkeid ka veel 2 korda ja ongi kõik, et teed näiteks kangiga mingid 2 sellist nagu plahvatuslikumat asjad kerge raskusega ja kiiruse peale. Ja toitumisega on ka see, et ikkagi proovid süüa nagu võimalikult puhtalt. Et proovid nagu, süüa, see et sa pead ikkagi nagu, ma kulutan nii palju, et ma pean ikkagi sööma mingid magusad juurde, et nagu energiat saada kuskilt. Et mulle see nagu sobib. Ja pigem ongi see, et võtad hästi nagu chillilt, puhkad, proovid hästi taastuda nii palju kui võimalik, magad. Ongi minimaalne energiakulutus ja paar päeva enne võistluse siis ongi, et käid peas kõik need alad läbi, teed nagu võistluse peas läbi ja proovid nagu ikkagi neid tulemusi, mida sa oled teinud, siis nendest nagu ütleme 10-15% nagu paremini, et kui ma tean, et ma hüppan 2 meetrit kõrgust, et siis peas hüppan nagu üle 20 näiteks, et ikkagi proovid maksimumi või siis nagu seda tunnet tekitada, et ma suudan nagu rohkem või kui ma olen nagu teinud ja siis see nagu kuidagi mind aitab. Rääkides sellest trenni tegemises, nagu ma panin enda siia märke ka kirja, et alati ma vaatan ja ma lihtsalt imestan, et kuidas see on võimalik, et nii kaugele hüpatakse või nii kõrgele hüpatakse, et see tundub reaalselt nagu nii ebareaalne. Ja ma ei saa aru, kas tegelikult siis inimesel ei ole piire, et sa nagu saad lükata neid nagu lihtsalt nii kaugele, kui sa tahad või tulevad need ikkagi üks hetk ette või? Pigem ei ole piire, et see jah, mingil hetkel tulevad sellised füsioloogilised piirid ette, et on välja arvutatud näiteks, et inimene ei suuda joosta kiiremini kui, ma ei tea, 9,4 sekundit, et kui Bolti maailmarekord on 9,58, et siis 9,4 on umbes selline maksimum, et see lihtsalt lihas ei suuda nagu kiiremini kokku tõmmata või see tekib nagu mingi piir ette, aga üldiselt kui võtta, ma ei tea, teivashüppe, et see on nagu ikkagi, see teiba tehnoloogia areneb ka nii palju, et mingil hetkel nagu tuleb uus tehnoloogia välja või uus teivas välja, siis sellega saad jälle kõrgemale hüpata. Teivas see aitab, aga nagu kõrgus, sa hüppad nagu ju maasse nagu oma jalgadega ja siis see latt on vahel kõrgemal kui su nagu pea ja siis sa lendad sealt veel nagu kõrgemalt üle, see tundub lihtsalt nagu nii võimatu. Aga üks hetk sünnibki selline, kellel on hästi pikad jalad, hästi kerge luustik ja ta on hästi plahvatuslik ja nagu teeb õiget trenni ja lihtsalt ta tulebki ja hüppab selle üle, et nagu pigem on see nagu geenides kinni, et peab eeldusi olema. Ja see peab nagu teatud eeldusi olema, aga mitme võistlejatel on nagu lihtsalt see, et see hakkas trenni teha. Et me ei ole tegelikult nagu
kui võrrelda nagu päris nagu oma ala tippudega, siis me ikkagi jääme neile nagu, noh, me oleme nagu mõttetud vennad nende kõrval. Aga kui panna neid näiteks mingit muud ala tegema, siis nad ei saa nagu hakkama. Aga jah, et kui võtta seda, et mingi maailmarekord on tehtud, siis see on nagu üsna tõenäoline, et see mingi hetk nagu tehakse üle, et praegu räägitakse, et näiteks need Bolti maailmarekordid, et nagu mitte keegi ei jookse neid üle, need on nagu inimvõimete lagi, aga üks hetk tulebki jälle mingi suvaline mees metsast ja lihtsalt jookseb nüüd üle, et nagu see on nagu inimesed lihtsalt arenevad, nagu kas see on evolutsiooni osa, aga lihtsalt üks hetk keegi satub õige ala peale ja ta teeb selle ära, et nagu. No sa mainisid ka, et sa ei ole olnud väga hea sportlane. Kui meid kuulavad näiteks mingid sportlased või kes tegelevad spordiga ja nad on ka sellised kesised, mis on sul aidanud nagu oma neid piire edasi lükata, et jõuda siis kuhugi, kui sa siin väidad, et inimestel piire pole, et näiteks meiega, kui me tahaks üks tippsporti jõuda, ma arvan, praegu ei ole veel hilja, siin osad ju jõuavad ka alles seal. Ma arvan, et on hilja. Ei ole, ma ei usu, et on hilja, kui ikka käsile võtta. Mis ala valida, et baleriiniks ei saa. Jaa, pigem on hilja, ma pean kurvastama. Arvad või? Ja pigem on hilja, jah. Sa nüüd hakkasid mõtlema, et tahaks või? Võiks tippsporti minna. Kui valetajaks hakata, siis ma arvan, et ei taha. Okei, ühesõnaga, aga et ikkagi, kuidas see nagu piiride edasi lükkamine siis käib? Aga just ongi see, et ma tunnen, et inimesel ei ole piire, ehk siis ma tunnen, et minul ei ole nagu piire, et ma võin nagu kõike teha. Aga see on juba suhtumine, see on juba asi, mida soovitada. Et ma nagu tean, et kui ma teen seda asja nii hästi kui võimalik ja ma olen järjekindel selles, et siis üks hetk see lihtsalt, see ei ole nagu võimalik, et ma ei jõua kuskile selles. Et ma tean, et üks hetk ma jõuangi sinna maailma tippu ja kui ma teen nagu targasti trenni, ma olen terve, kõik see sinna juurde, siis ma arvan, võidan ka medaleid nagu tippvõistlustelt, et ma tunnen, et miski ei jää sinna nagu ette, et lihtsalt nagu tunnen enda sees seda, et see on nagu võimalik ja siis selle nimel ma nagu töötan ja üks hetk ma saangi aru, et nagu kui need väiksed võidud siin on juba tulnud, et näiteks sain EM-ile peale, sain EM-il 5. koha. Et nagu ma näen, et ma igapäevaselt nagu arenen, siis see motiveerib mind. Et sellepärast ongi nagu kergejõustik hästi hea ala, et sa saad nagu mõõta oma arengut, et näiteks jalgpallis, et üks hooaeg või üks mäng lööd näiteks 2 väravat enne mängi löö nagu 0 või ei löö ühtegi väravat, et siis kas sa oled nagu halvem või lihtsalt nagu ei vedanud. Sa ei saa, jah, kas sa on nagu ei saa nagu väga mõõta seda enda oskust seal. Aga sa räägid, et et sa tead, et sinust saab maailmameister ja kui sa siin järjest suuremaid, paremaid tulemusi teed, siis eestlased ka hakkavad sul nagu pilku peal hoidma, et meie olümpialootused, kuidas see pingega hakkama saada, et tegelikult järjest see pinge tõuseb. Avaliku elu tähelepanuga siis. Mulle meeldib, et inimesed nagu ootavad minust midagi, et nagu selles mõttes ma ei lase ennast sellest segada, et samas ma ei arv nagu mind ei huvita, mida teised ütlevad, et ma ikkagi teen nagu seda, mida mina usun ja mis mina õigeks pean. Et muidugi teised nagu ütlevad oma arvamuse, ma kuulan seda ja siis ma nagu mõtestan selle enda peas niimoodi, et kas mul on seda vaja, kas mul nagu, mis ma teen selle infoga ja siis üldiselt ma lihtsalt lasen nagu minna sellele, et ma ei lase häirida sellest, kui keegi ütleb midagi negatiivset, et inimesed alati kommenteerivad inimestel, arvamusi on nii palju kui inimesi ja kõik ütlevad midagi, et kas see sulle meeldib või mitte, see ei ole nagu, ma ei saa sinna midagi teha, kui keegi ütleb mulle halvasti, et nagu ma ikkagi teen nagu ajan enda seda teemat ja proovin ikkagi parim olla niimoodi, nagu ma oskan. Et teistpidi on see kindlasti ka positiivne, kui eestlased elavad sulle kaasa, et meie olümpialootus on, et see annab ka kindlasti indu juurde või siis võib-olla mõnele sportlasele hoopis nagu muretsema paneb äkki või? Aga see ongi jälle niimoodi, et ma tunnen, et mul on mentaalselt selline tugevus antud, et ma ei lase nagu sellest segada ennast. Osad lasevad ennast sellest segada ja neil lähebki pekki. Aga näiteks kui mul enne EM oli, et toob medali ja et koondis esinumber ja ma nagu mõtlesin, et okei, et see on äge, et nagu inimesed arvavad, et see nagu motiveerib mind, mitte et nagu pekki küll, et nüüd ma pean tooma medali. No see oligi 3. ju vahepeal enne viimast või mingit. 4. olin, aga peaaegu. Jaa, see võistlus ei läinud nagu selles mõttes kõige paremini, et ma ei teinud ühtegi isiklikku, et see oli mul esimene selline võistlus, et muidu 10 võistluse või 7 võistluse puhul on see, et vähemalt ühe isikliku, ükskõik kus, aga üldiselt nagu üks isiklik ikka tuleb.
aga see võistlus, ma kordasin kauguses isiklikku, aga muudel aladel jah, ikkagi jäin nagu oma parimale nagu alla. Aga kui olekski seal mõnel alal lihtsalt, ütleme nii, et õnnestunud suurepäraselt, siis oleks ka medal olnud nagu kätte saadav, aga see võistlus läks niimoodi, aga ma tunnen, et ma olen alles 23, räägitakse, et mitmevõistleja selline kuldne iga on alles 24-26, et aega on sinna, et Erki Nool võitis olümpiakulla 30-selt ja tegi Eesti rekordi 31-selt, et mul on sinna veel 8 aastat aega, et kui palju ma tegelikult jõuan nagu areneda siin igal aastal teen 10 punkti igal alal arenen, siis päris suur summa tuleb lõpuks kokku, et väikeste sammudega ma arvan, et... Ma just mõtlen seda, et sul on vist nagu selles mõttes ka vedanud, et sa tulid ju pilti, ma olen nüüd aastatega on see koroonale kõik asjad nagu nii sassis. Eelmise aasta jaanuaris, kui olid siin Eestis vaata need võistlused vist on ju. Yeah. Ja siis ma mäletan, et olid uudised umbes, et et põhimõtteliselt, et mees metsast vaata, et et kes ta on, et kus ta tuli, järsku võitis. Ja ma nagu mõtlengi seda, et peale seda ongi sul ju läinud väga hästi, et sa nagu sattusid üksel heal ajal tulema ka ja peale seda on läinud hästi, et eks see ka nagu nii-öelda eestlate osas kogu aeg kinnistub see, et okei, et ta tõesti on lootus, tal läheb hästi, aga kas see ka, kui sa nagu tulid pilti, kas sa tunned, et see on teinud sul lihtsamaks nagu sportlasena tegutsemist, et kõik see avalik tähelepanu, et kas või mingi sponsorite osas või nagu, kuidas see üldse nagu mõjutab tegelikult, et kas sa oled tuntud sportlane või mitte? Jaa, ta mõjutab selles mõttes, et tal on ka positiivne efekt, tal on negatiivne efekt, et samas sa ei saa nagu jälle, sa pead ikkagi vaatama, mida sa nagu teed ja sest et inimesed jälgivad sind ja võtavad nagu, sa oled nagu eeskuju neile, et nagu inspireerid neid, et siis sa pead ikkagi nagu jälgima, mida sa teed ja aga mul jah, selles mõttes nagu õnnestus, et kui Maicel Uibo tuli MM-il hõbedale ja siis Eesti meistrivõistlustel ma tegin tal ära, et siis oli ikkagi nagu päris hea tunne, et Eesti teisele mehele. Ja sealt nagu see tähelend tuli, et nagu öelda jah, et mees metsast, aga ma arvan, et iga kergejõustikuga tuttav inimene, siis tema teadis minu nime, aga selline üldine Eesti kuulajaskond, siis nemad võib-olla jah ei teadnud ja siis see oligi nagu selline üllatus. Ma olen nagu tegelikult ikkagi aastaid olnud olemas ja Estikatel nagu, Estikatele häid kohti toonud ja tulemused nagu läksid ikkagi paremaks, et päris meesmetsast ei olnud, aga selles mõttes mul on jah läinud hästi, et peale seda võistlust tegin suvel üksinda 10 võistlust siis Kadriorus ja tegin ka hästi, et see oli ka uskumatu. Kuidas see välja näeb? Üksinda võistelda. Ma olen nagu harjunud, samamoodi oligi, et kohati ma teen nagu trennis üksinda, mulle meeldib nagu üksinda poinistada, et kevadel oli ka, kui oli see koroona, see oli vist nüüd aasta varem, aga igatahes oligi nii, et 2 nädalat põhimõtteliselt tegin üksinda trenni, et mulle nagu meeldis, pingutasin üksi ja ma nagu oskan üksinda ka pingutada ja siis oligi, et see Kadrioru võistlus, see tundus nagu kuidagi loomulik, et läksin ja tegin oma asja. Nii et ei ole nagu konkurents ilmtingimata vajalik, et teha häid tulemusi, et saab ilma ka? Üksiga teha. Et mulle nagu terve Kadrioru staadion publik elas nagu kaas, et see päris võimas. Ma tundsin, et ma ei olnud üksinda seal, et see ikkagi, see oli väga võimas. Aga kas natuke ei olnud see ka, et kogu tähelepanu ongi sinu peal, vaata, et muidu on see, et teised ka jooksevad, on ju, et kõik jälgivad nagu erinevaid inimesi, on ju, et ei ole nagu kogu pinge sinu peal, aga või sa oledki lihtsalt see, et jess, tähelepanu mulle. Ei ole päris nagu see, et jess, et tähelepanu, aga mulle nagu meeldib, kui nagu mind jälgitakse, mulle nagu kaasa elatakse, et see motiveerib. Sa pead ikkagi, inimesed vaatavad sind nagu kuidagi teise pilguga ja siis sa tunned, et see motiveerib sellepärast, et sa oled ikkagi nagu eeskujuks neile. Ja selles mõttes nagu läks väga hästi sellel võistlusel. Aga kas see, et ei olnud teisi võistlejaid, kas see näitab midagi ka Eesti kergejõustiku taseme kohta või üldse populaarsuse kohta, et ei ole paljusi? Ei, ma just tahtsin öelda, et meil on jumala palju tegelikult mitme võistlejaid. Kas nad kõik ongi siis välismaal ära? Või? Jaa, tegelikult on hästi. Oligi niimoodi, et koroona aasta vaata, et kõik võtsid seda, kas nagu selles mõttes, et nagu ravimisaastane, et võistlused ei toimunud, siis ravisid kõik vähegi oli nagu vähegi, mis viga oli, et võtsid nagu selles mõttes vaheaasta. Osadele lihtsalt see võistlus nagu ei pakkunud pinget selles mõttes, et näiteks Maicel Uibo või kellel on nagu OM-normid asjad on olemas, neil ei ole nagu mõtet siia tulla võistlema, et äkki vigastab ennast või selles mõttes nagu ei ole mõtet võistelda. Ja oligi, et kes olid vigased, kes taastusid kuskilt mingi samamoodi vigastusest või lihtsalt
võtsid sellise puhkuse. Et läks niimoodi. Ma arvan, et see tuli mulle pigem kasuks, et nii läks. Aga sa nüüd mainisid, et Uibol on olümpiapilet siis taskus juba? Jah. Kui ma nägin kuskil mingit, kas sa ise ütlesid või kuskil uudistes räägiti, et meil ongi neid mitmevõistlejaid tegelikult väga palju ja kõik on väga heal tasemel, aga need olümpiakohad on loetud. Et kui reaalne võimalus sul üldse on nüüd? No nüüd, kui Karel Tilga eelmine nädalavahetus tegi 10 võistlust USA-s ja täitis ka olümpianormi ära, siis minu jaoks olümpia 8350 punktist sai 8445 punkti vist, mis on Johannes Erm, kes on 3. 10 võistleja, kellel on olümpiapilet. Praegu veel on nagu olemas, aga et sinna igal riigil on 3 kohta olümpiale, et siis ma pean nagu nüüd Johannes Ermile ära tegema, et sinna olümpiale pääseda, vähemalt Johannesele, et kunagi ei tea, et siin on veel Kristjan Rosenberg ja David Tšernevski ja Janek Õiglane ja need on ikkagi veel, et kes sinna nõudlevad, et siis ei saa kunagi kindel olla, et ma arvan, et Michael, kes on 8600 teinud, et temal on nagu see pilet on üsna kindel, aga ma arvan, et ühe poisi nendest võiks küll välja puksida sealt. Jah, läks USA-sse ja nüüd võtab siin on ju, kes kodumaal tublisti treenib, võtab koha ära. Selles mõttes ta on nagu õnnistus ja selline, ma ei tea, mis see teine on, et needus või? Õnnistus ja needus, et Eesti on nagu hästi võimas 10 võistleja maa ja selles mõttes nagu siseriiklik konkurents on nagu ülikõva, et see nagu motiveerib ikka korralikult, aga samas, et niimoodi suurvõistlustele peale saada, siis on üpriski keeruline. Et talvel oligi selline olukord, et ma peaaegu ei oleks saanudki EM-ile võistlema, kuna Michael Uibo ja Janek Õiglane olid nagu piletid saanud oma eelnevate tulemuste alusel. Ja siis oligi selline moment, et ma oleks võinud lihtsalt ka ükskõik mis tulemuse teha, Euroopa rekordi, maailma rekordi, mis iganes, aga ma ei oleks saanud võistlema, sest et nendel olid nagu kutsed juba olemas. Aga läks nii, et mõlemad mehed olid vigased ja oligi minu kord nagu sinna minna ja jälle tuli nagu minule kasuks see olukord, et selles mõttes ongi spordi juures ka see, et sa kunagi ei tea, mis juhtub. Et üks hetk sa oled terve, teine hetk, ma ei tea, vähemalt hüpeka välja, et nagu mitte kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Ja ka võistlustel on täpselt samamoodi, et mitte kunagi ei tea, mis saab, et kui sul nagu endal läheb võistlus täiesti pekki, võib-olla esimene päev ja sa oled nagu alla andnud, et siis sa kunagi ei tea, mis teisel päeval saab, et jälle on uus päev, kellelgi mis vigastused, et sul endal tekib mingi, et jälle mingid kindlamad alad on võib-olla ees ja ikkagi tõused nagu seal kohtades, et selles mõttes see on ka selline 10 võistluse ilu, et see on ikkagi 2 päeva ja enne kui sa seal 1500 joonest üle ei ole astunud, siis ei ole mitte midagi kindel. Palju üldse need vigastused, ma ei tea, palju sa mõtled neile, et kui suure põntsu see teeb sinu hooajal, ma ei tea, kas öeldakse teil hooaeg? No jah, oleneb nagu vigastusest, et varasemalt mul on olnud 7 aastat alaseljaga oli näiteks jamasid ja siis see kiirgas igale poole taga reitesse ja oli hästi palju jamasid. Aga oligi peale seda kaitseväge ma nagu kuidagi see oli ka see, et ma kolisin Tallinnasse, ma hakkasin käima füsio juures, Risto Jamnese juures ja tema nagu siis hoidiski mind nagu korras, ütleme siis nii, et see ongi see, et see 50% nagu sellest sooritusest on nagu taustajõudude teha, et kuna tema hoiab mind korras, ma saan trennis keskenduda ja siis tekib ka see areng, aga ilma temata ma oleks nagu pidevalt võib-olla katki, et ma ei saaks trenni teha ja kaoks ka pillist ära. Aga vigastus üldiselt on nii, kui ta tekib, siis ta ikkagi mentaalselt on raskem kui füüsiliselt, et sa võib-olla nagu taastud ära sellest, aga sul on nagu vaimselt raske kuidagi sellest nagu üle olla. Et pigem ikkagi selline ennetustöö, sa pead ikkagi nägema samamoodi roppu vaeva, et õhtuti nagu rullid ja kõik need, mis ongi nagu see, et ma päeval magan ja proovin nagu võimalikult hästi süüa, et see kõik nagu ikkagi vigastuste ennetamiseks, et sa annad nagu kehale toitaineid, sa kannad hoolt tõest ja siis üldiselt kui läheb nagu hästi, siis ta kannab ka sinu eest hoolt nagu vastu, et saad nagu murevabalt kõik asju teha. Tiimitöö just, et see nagu minu jaoks on see nagu edu võti. Aga kas sul on võistluste ajal juhtunud ka mingeid selliseid nagu õnnetusi, et nagu ikka näiteks tõkkejooksus on ju ikka nähtud neid videosid, kuidas keegi jääb kinni ja siis kõik seal lendab ümber, et kas sul on endaga juhtunud mingeid selliseid piinlikke momente? Piinlik ei ole, aga viimane selline suurem vigastus oli 2019, tegelikult kui sa ütlesid, et ma olen Euroopa 5, siis ma olen ka Euroopa meister
aga see on võistkondlik mitmevõistlus. Ja sel võistlusel oligi nii, et kaugushüppes ma põrutasin kanda ja nagu korralikult niimoodi, et 3-4 kuud vist oli niimoodi valus käia, et see oli ka pikk taastumine. Aga pidin selle võistluse lõpuni tegema, sest oli ikkagi nagu võistkonnavõistlus ja seal nagu luges see, et 3 meest läks nagu arvesse. Noh, ma olin küll 4. varumees, aga kunagi ei tea, et mis juhtuda võib kellelgi teisel, et ma pidin ikkagi nagu lõpuni tegema seda. Ja seal võistlusel oligi niimoodi, et ma põrutasin kaugushüppes kanda, järgmine ala oli kuulitõuge. Siis Risto Jämnes samamoodi teipis mul kanna kinni, andis valuvaigisteid ja ma läksin ja ma tõukasin niimoodi, et ma ei saanud jalga vastugi, nagu jalga maha panna. Ja tõukasin kas mingi 30 senti vist oma isiklikust nagu ilma hoota tõukasin paigalt. Ja 30 senti jäi nagu isiklikust puudu, et see oli nagu ülihea tõuge, et ma olin tegelikult nagu hästi heas vormis seal, aga lihtsalt seekord läks niimoodi, et juhtub nagu igast asju, aga tuleb üle olla. Ja noh, sa küsisid, et kas sellised vigastused nagu võtavad aasta või noh, kuidas nendega on, et ma tunnen, et siiamaani ma kauguses nagu veidi pelgan seda pakku, et ma põrutasin nüüd 2 aastat tagasi seda kanda ja siiamaani nagu kauguses ma ei julge võib-olla nagu seda jalga nagu tõugata sealt pakult, et ma ikkagi kuidagi annan seal natukene ära, et natuke pelglik, aga see on samamoodi, et see on nagu peas kinni, et lihtsalt tegelikult vigastus on nagu ära taastunud, et nüüd tulebki lihtsalt nagu julgemalt seda asja tegema hakata. Või küsida. Ma tahtsin tegelikult sellest hakata rääkima, et tippspordi selliseks lahutamatuks osaks on rahastus. Et palju sina pead tegelema selliste sponsorite leidmisega, eelarve täitmisega. See on ju, kui sa igal pool võistled välismaal, et see on ju väga oluline osa sinu karjääris. Nägime, et sõidad siin nüüd uue uhka Audiga. Selles mõttes on hästi, aga tippsport on päris kulukas, et kui ma tulin Tallinnasse, siis oligi, et mul oli kooli poolt oli stipendium 160 € kuus, siis mul oli Utilitas järelkasvu tiimi poolt oli natukene ja mul vanemad maksid siis minu ja venna korteriüüri kinni, et see oligi vist minu kogu see sissetulek, et väga nagu priisat ei olnud, aga sain hakkama kuidagi. Ja siis vana treener Saaremaalt, nagu tema sai ka kohalikke toetajaid ja mingi selline, ma ei tea, mis selle nagu nimi oligi, mingi võimalus OÜ äkki see on või MTÜ. Selline, toetabki selliseid igasuguseid programme ja nagu ettevõtmise siis. Et ta sai ka sealt nagu meile mingi summa, et see oli nagu väga, väga palju abiks, et kui ma esimesse laagrisse läksin, et siis see nagu kattis selle kulud ära. Et aga sealt nagu kuidagi see sai nagu algus, et hakkasid jälle tulemused paremaks minema ja jälle oli nagu lihtsam kuskilt nagu kelleltki abi küsida, et siis mingi hetk tekkis EOK toetus, et kui ma võistlesin 2019 Tenerifel, ma täitsin 3 punktiga Euroopa meistrivõistluste normi ära, see mis pidi nüüd eelmine aasta Pariisis toimuma, aga jäi koroona pärast ära, aga täitsin normi ära, sain C-kategooria toetuse peale, see oli vist 600 € kuus. Et see nagu ilma selleta ma arvan, et ma ei oleks siia jõudnud, et sellest oli ikkagi mega palju kasu. Aga selle võistlusega oligi nii, et ma täitsin selle normi 3 punktiga ja ma jooksin nagu 1500 ühe ameeriklase taga niimoodi, et ma peaaegu nagu lasin tal minna, et aga siis tekkis see, et nagu ma ei tohi, ma lihtsalt pidin nagu tal kinni hoidma ja oligi nii, et ma jõudsin nagu lõpus talle järgi ja ma edestasin ka vist teda isegi mingi 10-15 punktiga, et nagu napilt ma jäin talle ette, tulin 3., sain jälle natuke auhinna raha ja siis tuli ka see nagu toetus, et kui ma oleks lasknud tal minna, see 3 punkti, see on nagu nii palju, et kui ma oleks andnud natukenegi nagu tagasi, siis mu elu oleks nagu hoopis teine, et sellised nagu, sa ei pane isegi vahepeal tähele, et nagu sellised väiksed võidud on tegelikult nagu meeletu suure kaaluga. Aga jah, siis tekkisid sellised kohalikud sponsorid sealt Saaremaalt, et näiteks kui üks aasta käisin Saaremaa rallil, siis sain ühe mehega jutule, et kas oleks võimalik toetada, tal nagu huvi oli, et saime nagu jutule, tekkis väike koostöö ja siis täpselt samamoodi, et
kirjutasin Audile, et mul vana auto on nagu päris läbi, et kas oleks nagu, mis te arvate, et kas saaks nagu jutule, võtsid ilusti jutule ja nagu lihtsalt sujuvalt läks kõik asi ja ma olen nagu nii rahul, et Arvata nagu võib. auto, mis mul on, et selles mõttes jah, peab nagu ise tubli olema, et keegi sulle nagu otseselt pakkuma ei tule, eriti nagu praegusel ajal, kus nagu kõigil on raske. Aga jah, kui sa nagu saad mingi kontakti või keegi nagu oskab sind soovitada kuhugi, et siis on nagu palju lihtsam, aga selles mõttes, et kui ise lähed nagu küsima, siis on kirjutad mingi meili valmis ja teed siukse sportlased CV, et nagu kunagi ma niimoodi tegin, aga pigem nagu ei tulnud sellest midagi välja, et ma sain nagu ikkagi väga palju ka eisid, et aga see on see, et sa ei tohi alla anda, et pead ikkagi nagu edasi proovima ja ma arvan, et on läinud hästi, et olen leidnud nagu inimesi, kes on nõus aitama ja sellest olen nagu ilusti välja tulnud, et ei ole nagu, ei saa kurta, et ma olen nagu vaene tudeng, aga selles mõttes, et ilusti nagu toit on laua peal olnud ja vanemad on ka ikkagi toetanud, nagu perekond ja kõik on nagu toetanud nii kui vähegi võimalik, et selles mõttes ma olen nagu blessed, et mul on nagu nii head inimesed ümber ja see on ka nagu pool võitu juba. Kahjuks on ju ikka, ma ei tea, kas just enamasti, aga tihti nii, et paljude tippspordikarjäär lihtsalt jääb selle raha taha. Just, jah. Et see on väga kurb, aga nii on. Et sellepärast ma nagu mõtlengi, et see 3 punkti, et see on nagu, et selle tõttu ma oleks võinud ka enda sportlaskarjääri võib-olla ära lõpetada, sest ma ei oleks lihtsalt nagu rahaliselt hakkama saanud, aga sellised väiksed võidud ja nendest on nagu nii palju kasu teinekord, et see ei pane isegi tähele seda. Sa oled siin enne rääkinud ka seda, sa lihtsalt ütlesid midagi, mis mul jäi kõru, et sa oled hästi hea iseenda motiveerija, et sa võid ka üksi trenni teha ja sa suudad ennast nagu edasi pushida. Ja siis ütlesid, vaata, et ta jooksis sust natukene ees, et siis sa olid nagu mingi, ei, ma pean ta kinni püüdma, et ma pean mööda. Mida üldse võistluse ajal nagu mõeldakse, kui sa oled seal nagu näiteks jooksu seal? Pärast saab süüa. Või nagu, kui sa oled seal stardis või kui sa hakkad seda kõrgust hüppama või nagu, kas sa siis ka nagu motiveerid ennast, kas on siuke hetk, kus sul on pea tegelikult täiesti tühi ja ongi see lihtsalt siuke full keskendumine või nagu, millest sa mõtled, kui sa saad rääkida, siin muidugi on ju? Jah, et tegelikult mul on nagu 2 asja, publik ja muusika, kui on nagu, need 2 võistlust, mis talvel on olnud, kus mul on nagu hästi läinud, ongi see, et on nagu mega hea atmosfäär ja seesama nagu EM, kus ma käisin, kus ma 5. tulin, seal oli nagu publik oli 0 ja muusikat nagu absoluutselt ei mängitud, et täiesti siuke tujutu oli olla nagu teeks trenni ja see võib-olla ka siis mingil määral nagu pärssis mu tulemusi, aga nagu ei tohi ennast nagu lasta sellest segada, et ei ole publikut või muusikat, et ma pean nagu ikkagi sellest kuidagi nagu üle saama, et see on nagu järgmine selline katsumus, mis ma pean nagu endale kuidagi lihtsaks tegema, et mis siis, et ei ole elada endale kaasa või no mis iganes, et ma pean mingi välja mõtlema, mingi lahenduse sellele. Aga enne katset üldiselt nagu mõtled mingile ühele asjale, et kui sa hakkad nagu kõigele mõtlema, siis lihtsalt läheb pekki. Aga üldiselt proovid nagu hästi lihtsaks teha selle asja endale ja tõmbadki käima ennast, kas ongi kutsud publiku kaasa, teed plaksu rütmi endale või siis mis iganes. Mõtled seal, räägid enda ette natuke, lihtsalt tõmbad käima, come on, let's go, või mingi sellised asjad, et lihtsalt proovid ennast nagu käima tõmmata, keha nagu kuidagi reageerib sellele, et nagu sa võib-olla mõtled, et sa nagu lähed hüppad üle ja siis keha nagu üks hetk nagu hakkabki uskuma, et see nagu okei, et vai, lähme teeme ära, aga see ongi nagu üldiselt on nagu peas kinni, et täpselt nagu enne võistlusi mu keha ma nagu peas tunnetan, et nüüd hakkab nagu võistlus tulema ja mu keha nagu reageerib sellele. Ma võtan kaalust alla, mul tekib nagu palavik reaalselt, nagu keha nagu nii stressis lihtsalt enne võistlust, et mul ongi, võtan kaalust alla, mul tekib nagu palavik, nagu kohati nagu nõrk on olla, aga siis kui sa lähed nagu sinna stardipakkudele, siis sa tunned, kuidas keha on valmis nagu su jalad on, seda nagu tunnet on nagu hästi raske kirjeldada, mis tekib nagu enne võistlust. See lihtsalt tahaks nagu plahvatada. Mul lihtsalt süda käiks niimoodi, ma arvan. Ja see ongi nagu nädal aega, sul on nagu kogu aeg nagu siuke väike iiveldus on. Nagu kui selline stardipakkudel lähed, siis kõik nagu kaob ära ja sul on nagu, sa näed ainult oma rada nagu lõpuni. Siuke tunnel vision tekib. Aga see süda paha vist on ka päris nagu reaalne asi vist peale just seda viimast jooksu või? Ja no see
siis ei ole ainult süda paha, et siis lihtsalt siis kõik sul paha. terve keha valutab, et see on juba niimoodi, et esimese päeva õhtul viimane ala on nagu 400 meetrit ja peale seda on juba nii, et davai, et panen pillid kotti, lähme koju ära, et nagu sa oled nagu täiesti läbi omadega. Ja siis on teine päev veel, et ja seal veel raskem ala lõpus on 1500 ja peale seda oled küll niimoodi, et nagu reaalselt sa võtad energiat järgnevate päevade arvelt, et see on nagu midagi metsikut, mis sa nagu pead seal läbi elama, et see 1500 nagu ongi siuke mentaalne jooks, et jalgadega sa nagu väga ei tee seal midagi, et sa pead nagu kui sa peaga nagu ei suuda nagu selles jooksus sees olla, et sa nagu annad alla, siis on kõik, et nagu räägitakse, et keha ei, pea annab alla enne, või nagu selles mõistus annab alla enne kui keha, et tegelikult sa oled võib-olla mingi 40% nagu pingutanud alles, et mentaalselt inimestel nagu tegelikult ei ole piir, et kuidas siin just hiljuti keegi oli, kas 25 minutit hoidis vee all hinge kinni, et nagu kuidas sa teed seda asja, sa lihtsalt treenid selle jaoks ja vaimselt sa ikkagi ma ei tea, mis ta nagu mõtleb selle jooksul, aga ma arvan küll, et nagu ta kinnistab endale seda, et ta suudab ja lihtsalt ta läheb ja teeb ja ta kannatab ja see kannatamine ongi just see, et nagu 1500 näiteks ka, et sa lihtsalt pead kannatama, et mingi hetk sul on raske, aga sa pead kannatama. Ja nagu trennis ka, nagu täna oli. Mul oli nagu 2 seeriat, oli jookse 150, 250, seal vahel on pausid, sa jooksed mingi teatud ajaga ja teatud pikkus ja siis on teatud pausid. Ja jooksin nagu esimese seeria ära ja ma olin nagu, mul olid juba jalad olid nagu piimapid peaaegu täis ja mul oli nagu halb olla, mõtlesin, et lõpetame ära, nagu võiks nagu. Aga üks seeria on nagu veel ja siis ongi, sa lähed sinna joonele ja sa lihtsalt nagu pead ära tegema selle. Siis ma ütlesingi endale, et Toki nimel, läksin ja tegin ära ja pärast ma olin pool tundi, ma olin pikali maas, mul oli niimoodi, et kohe tuleb nagu toit üles, et nagu rõve on olla. Aga see on nagu, käib asja juurde ja pärast ikkagi nagu naerusuil lähed sealt ära, nüüd on tehtud jälle üks. Et see ikkagi nagu arendab, kasvatab. Natuke see kannatus nagu meeldib ka. Jah, tegelikult meeldib nagu korralik sadamasa on see küll. See tundub tõesti sportlastele nagu nats kannatust on joo. See mulle meeldib, kui see nagu, see tunne rahulolu peale seda trenni, kui sa nagu annad endast maksimumi, sa oled täiesti sodi ja siis lähed sealt nagu naerusuil ära tegelikult, et see on nagu tehtud. Enese tapmine lihtsalt nagu. Siis sport on tervisele kahjulik, ma ei soovitaks. Tundub küll see järgi. Aga sa enne korra mainisid mulle kohe kõrva, et selle rahastuse tõttu siis nagu tippspordist loobumisest. Palju sa üldse oled selliseid loobumismõtteid mõlgutanud oma karjääri jooksul? Pigem see oligi siis, kui ma olin seal 12, 13, 14, et enne seda 9. klassi ma kasvasin 9. klassi suvel kas mingi 9 sentimeetrit, mingi poole aastaga. Hästi kiire kasvuspurt on ja peale seda läksid nagu tulemused jälle natuke paremaks. Aga enne seda ma ikkagi pigem mõtlesin küll niimoodi, et miks ma seda teen, et ma ei saa nagu hakkama, ma olen nagu mõttetu, et ma olin seal riiklikel võistlustel ka, olin ikkagi nagu 2. 10, siis kui ma olin juba, ma ei tea, kas 5 aastat teinud, et ma ei olnud hea. Võrreldes nagu teistega ja siis ma mõtlesingi, et nagu miks ma seda teen, et võiks nagu ära lõpetada. Aga siis vanemad ikkagi ütlesid, et nagu ei, et tee, et käi trennis edasi, siis mul nagu trenni teha meeldis. See oli nagu äge, et see oli jälle sama hea seltskond ja see nagu, see mulle meeldis ja siis ma ütlesin, et teeb edasi. Ja siis jäigi, et nagu väga palju seda allaandmist ei ole nagu peale seda enam mõelnud, et miks ma seda teen, et jah, tulidki need väiksed võidud. Ja siis see nagu motiveeris edasi ja sellest alates ma ei olegi nagu tagasi vaatanud. Siis on kui motiveeritud inimene, see kuule imesta nagu, et tahtejõuga, see on ikkagi tahtejõud, jah. Kui sul nagu tahtmist endal ei ole, siis ei ole ka mitte midagi teha. Aga rääkida sellisest teemast ka, kui me ikka räägime siin spordist ja eriti tippspordist, et kuidas kergejõustiku maailmas üldse see dopingu teema on, et see tegelikult ju Eesti spordimaailmal on siin viimastel aastatel on väga tihedalt nagu kuidagi piltid olnud, et kuidas see nagu ka mõjutab teid, kas rahvusvahelistel võistlustel vaadatakse kuidagi imelikult või sponsorite leidmisega on raskusi või? Ei, minul sellega nagu probleem ei ole, et mina sellest olen eemale, nagu ma olen praegu valitud sinna antidopingu siis mingi programmi, kus vahepeal mul käiakse kodus, nagu pean proove andma ja
et see nagu kontroll on peal ja noh, ma ei leia nagu, et see käib nagu minu uskumustega nagu kaas, et nagu sa teed sport ikkagi sellepärast, et sa nagu tahad endast nagu parimat anda ja et see doping nagu, see ei ole ikkagi nagu sinu tulemus, et see on ikkagi nagu noh, kaasa aidatud. Samamoodi on nagu praegu on tekkinud mingid uued tehnoloogiad näiteks naelikute osas, et osad saavad nagu kasutada neid, näiteks mingid eelmise aasta, ma ei tea, maailmameistrid, et neile nagu antakse need proovida, aga siis teised on nagu kuidagi selles noh, mitte eelise selles olukorras, et see on nagu, ma tunnen ka, et see on nagu ikkagi doping mõnes mõttes, et nemad saavad ja teised ei saa, et miks tehakse nagu vahet, et dopinguga täpselt samamoodi, et üks nagu, ta on kuidagi nagu eelis olukorras, aga see eelis olukord nagu, noh, see ikkagi kahjustab tervist, et see nagu, see ei käi spordi juurde, et ma leian, et nagu milleks teha dopingut, et sa ikkagi teed nagu sporti selle jaoks, et nagu näha, mida sina suudad, mitte et noh, mingi aine või mis siin nagu kaasa aitab, et mis sa arvad, see ei käi nagu asja juurde. mis mõjutab inimesi seda dopingut kasutama, kas ongi lihtsalt nii suur vajadus mingit esimest kohta kuskilt saada? Jaa, sest üldiselt sellega kaasneb nagu raha ja raha, noh näiteks Andrus Veerpalu 20 aastat on, noh, ta on kuulus, ta on raha, ta on nagu, noh, keegi seda temalt ära ei võta, aga noh, need medalid võetakse ära, on ju, okei. Aga ta on ikkagi nagu, noh, ma arvan, et ta on heal järjel, et pigem on jah nagu raha nimel või siis ongi, sa lihtsalt tahad nii väga võita. Et ma tahan ka nagu nii väga võita, aga ma ikkagi nagu saan aru, et see ei ole niimoodi, noh, see ei käi niimoodi, et õnneks kergejõustikus nagu väga palju ei ole neid dopingu juhtumeid olnud, et ikkagi nagu kontrollitakse väga korralikult, et mulle see nagu väga meeldib. Et ma olen nagu, kas just hea meelega selle Adamsis, et seda nagu kohati on nagu tüütu, aga ma teen selle ära, sest noh, see käib nagu asja juurde. Noh, tekibki jälle see, et nagu mõtled halva heaks, et mõtled okei, et see Adam, see on nagu tüütu, aga siis sa mõtled jälle, et see on nagu see tippspordi osa, et okei, et nagu ma tunnen ennast nüüd nagu tippsportlasena paremini nagu, et sa mõtled selle halva enda jaoks nagu heaks, et see... Kas sinul teeb nagu kurvaks ka see, et niimoodi Eesti spordile pannakse siuke halb tempel külge, et kuidagi ikka nagu mustab natukene seda mainet? Jaa, pigem ikka. Aga noh, sinna ei saa nagu midagi parata, et neid on ka igast teisest riigist, et noh, inimene võib-olla tahab olla parem ja tal ei ole lihtsalt midagi muud nagu jää üle, kui reaalselt võttadagi dopingut või mingid muid asju nagu abiks, et mõni lihtsalt on selline, sinna ei saa nagu midagi parata. Aga mis su unistused on? Jõuda nii kaugele kui vähegi võimalik. Et samamoodi ma tunnen, et mul ei ole nagu piire, et ma võin areneda nagu, noh, mingil hetkel ikkagi tekib see, et ma ei ole võib-olla tehniliselt nii andekas või mingi kehaline aspekt nagu näiteks 400 ma ei jaksa võib-olla joosta, sest mul on selline lihas, mis on natuke plahvatuslikum. Ja... Mis sa ütled mitmenda korda seda plahvatuslikku, mis see sinu mõistes siis tähendab? Et mul on sellised tugevad jalad, mis on nagu, et kui näiteks pakkudelt ma saan hästi kiiresti ära, aga ka selline lihas, mis nagu hästi kiirelt tõmbab nagu piimapet täis, et näiteks 400 mul on teistega võrreldes raskem joosta, et mul on nagu suured jalad ja siis ongi see lihas nagu lihtsalt läheb kiiremini, nagu ta väsib ära. Et teistel, kellel on nagu võib-olla on nagu väiksem nüüd lihas, hakkavad need trenni mõjud siin tulema. Kerge see väsimus, aga et nendel siis võib-olla natuke lihtsam joosta, et selline väiksem lihas lihtsalt jaksab nagu rohkem kuidagi tööd teha. Aga nemad võib-olla ei ole siis nii plahvatuslikud, et noh, see on jälle nagu kehaline eripära, et kõik on erinevad ja igal ühel on omad sellised tugevused. Aga... No olümpiale ka ikka ju. Jaa, no olümpia, ma nagu leian. See on juba nagu... Ja see on nagu jah. Aga mis aasta olümpia siis? Ma arvan, et mul on võimalus saada see aasta, aga kui ei saa, ei ole midagi hullu, sest ma tunnen, et 2024, kui on Pariisis ja 2028, kui on Los Angeleses, on siis ikkagi minu aastad, et siis ma olen sellises eas, kus ma olen piisavalt nagu kogenud, ma olen jõudnud teistel võistlustel, ma loodan käia ja kogemusi ammutada, pluss siis ma olen nagu füüsiliselt, ma olen nagu välja arenenud selleks heaks, ma arvan, et mul on ikkagi päris palju tööd ja vaeva näha just näiteks kangisaalis, et ma ei ole kõige tugevam. Võib-olla, noh, mitmevõistlejate puhul, kui vaadata, siis võib-olla näen nagu suur välja, aga tegelikult ma ei ole nagu eriti tugev.
lisaks on veel nagu tehniliselt, ma tunnen, et mul on nagu nii palju areneda, et kui ma siin 3 aasta pärast jõuan sinna, kus nagu ma võin medalite eest heidelda, siis ma arvan, et ei ole üldse halb asi, et ma olen siis alles 26, et kui selline 4-5 aastat peale seda veel maailma tipus nagu täitsa seal parimate kohtade eest võidelda, siis on ka täitsa okei. Et isegi kui ma see aasta olümpiale ei pääse. Keda sina näed oma sellise kõige suurema eeskujuna? On Kevin Maier, kes on 10-võistluse maailmarekordi omanik. Et tema on minu tüüpi selles mõttes, et tal on ka kõik alad on nagu tugevad. Et minul nagu kõik alad nagu tugevad ei ole veel. Et aga selline ühtlane tase on nagu igal alal olemas, et 400 ongi võib-olla see, kus võib-olla natukene võiks kiiremini joosta, peaks kiiremini jooksma oma vanuse nagu maailma üldist taset vaadates. Et kui seal parimad jooksevad 46-47-ga, siis keskmine 10-võistleja jookseb nagu 48-49 alguses ja mina siis jooksin üle 50, et tahaksin nagu see 50 alla jooksmine, see on nagu ka selline väike eesmärk või selline, kergejõustikus on näiteks teibas 5 meetrit või kuulis 15 ja 400 on see alla 50 jooksmine on nagu ikkagi nagu suur asi, et sinna natuke minna, et mul on 50-18 on näiteks isiklik, et see on mul jälle selline järgmine suur väike eesmärk, et ma leian, et selle nimel nagu rohkem vaeva näha, et see ikkagi motiveerib, et ma saaks nagu sinna alla sinna klubisse. Aga jah, aga Eesti maastikult? Et Eesti maastikult vaadates siis kindlasti nagu Erki Nool, et tal oli samamoodi meeletu nagu töötahe ja töövõime, et kuidas tema nagu omal ajal ikkagi pingutas selle nimel. Ja muidugi mulle meeldib ta neid nagu lugusid kuulata nendest võistlustest, et see oli ikkagi nagu fantastiline aeg nagu tagantjärele kuulates, et päris äge nagu see seltskond ka, kes siis oli nagu maailma tasemel. See oli nagu võimas. Ja muidugi, kõik, kellest ma veel ei ole mööda saanud, et Maicel Uibo ja Janek Õiglane ja siis 2 need Johannes Erm ja Karel Tilga, et kõik, kellest ma nagu ei ole veel mööda saanud, siis ma leian, et nemad on nagu minu iidolid, sest et ma tahan nagu nendele nagu ära panna ja siis see nagu motiveerib mind jälle kuidagi omamoodi, et aga kui nad on su sõbrad ka, kas siis ei teki ka natuke sellist konflikti olukord, et tegelikult tahaks, et nagu neil läheks hästi, aga samas tahaks, et endal ka hästi läheks ja nagu kõike ei saa, et kas nagu neid hetki on ka, et sa ütlesid, et te olete kõik väga lähedased, et see ongi nagu üks pere, et kas seal ei teki selliseid momente sul? Pigem ei teki, et ikkagi me oleme nagu sõbrad ja me saame nagu aru, et võistlustel sa ikkagi nagu enda eest, et muidugi sa elad nagu kaasa samamoodi, aga võistlustel ikkagi jah, sa tahad ikkagi neile nagu ära panna, et see on nagu meestevaheline asi, et neile ära panna, vaata. Aga pärast on jälle kõik sõbrad, jah? Ei, pärast on jälle kõik sõbrad, selles mõttes, et mingit vimma siiamaani keegi nagu pidanud ei ole selle pärast. No sa pole veel näinud, kui sa kellega olümpiapilet ära võtad. Ja, et kui Karel Tilga nüüd selle olümpiapileti lunastas siin eelmine nädal, et siis Johannes Erm, 3. kott, kirjutaski mulle, et nüüd ma lähen nagu tema järele nagu teda kinni püüdma, et tema on see viimane nagu nii-öelda punktide poolest, et kui ma nüüd temale ära nagu panen, et siis ta ei räägi suga enam. Kas siis seda, aga ma olen, et ta räägib ikka, et ta oleks suhke minu üle kindlasti, aga tal on nagu see kahjurõõm ka kindlasti hästi suur, et tal on nagu 2 aastat see pilet juba nagu taskus olnud ja üsna kindlalt nagu tundus, et ta on aga issand, kui kurb. Aga kõik on võimalik selles suhtes. Nii see käib. Kunagi ei tea, just see käib, see on sport. Aga millal järgmine võistlus sul üldse nüüd on, kus sul see võimalus see olümpiapilet saada on? On täpselt 6 nädala pärast Austrias Kotsises, et see on selline kõige mainekam 10 võistlus, mis on, et peale olümpia nende, et iga 10 võistleja unistus on sinna võistlema saada ja ma ütleks, et sinna tuleb nagu isegi võib-olla parem seltskond kohale, kui tuleb olümpiale, nagu selles mõttes, et sinna kutsutakse kõik üle 8000 punkti teinud mehed ja kas üle-eelmine aasta vist oli 32 tükki seal, et kui olümpiale saab 24 meest, et seal on nagu 32 tükki, et natuke rohkem. Ja ongi niimoodi, et seal üldiselt inimesed, nagu sportlased on siis tervemad, kuna see on nagu hooaja algus ja võib-olla ongi niimoodi, et seal tuleb nagu, et seal nagu tehakse paremaid tulemusi, kui on tegelikult olümpiale, aga eks seda näis, et
samamoodi kõike võib juhtuda, et ilm võib-olla ei ole kõige parem, et ikkagi Muusika ei ole hea. Ja üldiselt seal nagu selles mõttes atmosfääriga ei ole probleem, et see on ka, kõik räägivad, et see on nagu, sa pead seda kogema ise, et nagu seda ei ole võimalik kirjeldada, mis seal nagu tegelikult staadionil toimub. Siis on midagi suurt oodata meil ka kaasa elada. Ma olen küll, ma ise küll nagu arvan, et kui kõik läheb hästi, et siis on midagi head oodata. Aga kui tõesti ei lähe nii nagu ma olen nagu lootnud, siis on järgmine võistlus on Eestis 27-28 juuni, et viimased päevad seda olümpianormi täita. No, et isegi 2 võimalust on nii. Ja, et selles mõttes nagu peab hakkama saama, et ma arvan, et kui neid rohkem võistlusi teha, et siis läheb ka nagu paljuks, et väsib ära. Sest ikkagi nagu umbes 6 aega taastud sellest ühest võistlusest maksimaalselt. Saab ka 2 nädalaga hakkama, aga 6 aega on pigem täielik taastumine. Päris pikka aega. Ja. Aga arvestades seda nagu koormust, mis seal 1 nädalavahetusel välja antakse. Aga jah, siin lõpus tavaliselt me teeme siukse müütide nurga, et enne kui me ise oma müüdid ütleme. Need vist said suht räägitud jooksvalt juba. Jah, aga ütle sina äkki, mida sina näed, et on sinu erialal, siis spordi erialal müüdid, mida sa tahaks ise murda? Kõik sõbrad või kes ei ole nagu spordiga kokku puutunud või kes ei ole nagu 10-võistlust kunagi teinud, ütlevad, et nad tahaks täiega proovida 10-võistlust. Ja siis nad ütlevad, et aga teivast ma ei taha hüpata. Tegelikult teivashüpp on kõige ägedam ala üldse. Ma kardan kõrgust. See on nii äge. Neveri prooviks. Ma saan aru, et nagu sa ei lähe nagu selle paindes teibaga sinna 5 meetri peale hüppama, et sa hüppad nagu sirge teibaga seal 1,52 meetrit. See on ka üliäge tegelikult. Et kindlasti nagu... See tundub võib-olla kõige lõbusam selline. Tegelikult nagu teivashüppe, kui ta välja tuleb, ta on kõige lõbusam ala. Et kindlasti soovitan nagu proovida, et kes nagu võib-olla mõtleb, et tahaks 10 võistlust proovida, aga kurat, see teivas on ikkagi kole asi, siis teivas on tegelikult on äge. Sa saad julgustada neid, kes natuke võib-olla kahtlevad. Just, täpselt. See tundub ikka väga õudne. No meil oli see, et sportlased elavad treeningsaalis, aga selle sa juba ka oma jutuga lükkasid ümber. No see oleneb sportlasest, et kindlasti on ka sellised, kes ongi 5-6 tundi teevad päevas trenni, täpselt nagu Erki kunagi omal ajal, et ta nagu elaski staadionil 8-tunnised päevad, et ma leian, et sa ikkagi mingi aja, sa kestad ära, aga sul on nagu, mingi hetkel tuleb piir ette, et su keha lihtsalt laguneb ära ja see, nagu, ma leian, et sellest ei ole kasu, et teed nagu vähe, aga teed nagu kvaliteetsemalt ja mida läheb. Ja siis oli, et sportlased on rohkem vigastatud kui tavalised inimesed. No seda niikuinii. Nagu igalt poolt valutab ja hästi sellised suvalised kohad hakkavad valutama. Mina nagu õnneks olen suurtest asjadest nagu hoidunud, aga mul on ikkagi nagu selg natuke valutab, mingi põid valutab, hüpekas valutab nagu igalt poolt. Ma ei tea valuvaba elu, nagu mul iga päev kuskilt midagi valutab, et selles mõttes... Aga miks sa siis nagu tahad teha seda, kui sul nagu... Okei, sul on tulemused head, aga näiteks osad on ju need ka, kellel ei ole tulemused head ja nagu ei arene võib-olla ka isegi enam nagu nii palju, et nad jõuaks kuhugi sinna tippu. Vigastused asjad ja nad ikka tegelevad. Aga see ongi see kirg nagu selle ala vastu, et täpselt samamoodi, et sa tunned, et sa saad olla parem, aga see vigastus nagu lihtsalt tuleb ületada, et ongi see nagu tahtmine just seda nagu ala teha ja sa tead, et sa võid nagu teha ja see nagu meeldib sulle ja sellest nagu rohkem polegi vaja, et sa nagu arvestad seda ala ja lihtsalt teed seda. Ega tippsport ei ole ju selles mõttes tervisesport, et see on ikka lõhub pigem keha. Pigem lõhub, et kujutan ette, et mingi 40-selt on mingi puusad välja vahetatud ja nagu see suht kole. Päris tore mõelda tulevikule. Ja muidu ikka räägitakse, et liikuma peab, sporti peab tegema, lapsed trennidesse on ja ka tegelikult. Samas, kui sa mõtled, siis tavainimestel täpselt samamoodi, et vahetatakse küll natuke hiljem võib-olla, ikkagi ka paljudel nagu vahetatakse midagi välja. Ja sa kasutad rohkem, lihtsalt kiiremini läbi. Kuule, aga anna siin lõpusel paar sellist head soovitust väikesele mitmevõistluse akatisele, kes vaatab sulle niimoodi alt üles? Ma ütleks sellise üldisema nagu nõuande, et kui on raske, praegu on selline keerulisem periood, et kui on raske, siis kõik need nagu raskused on ületatavad ja üldiselt lähevad üle. Et kas on päev, 2 nädal, kuu, mis iganes on raske periood, see läheb üle. Tulevad nagu paremad ajad, et nagu see on alati niimoodi. Et elu lihtsalt käib lainetena, et vahepeal ongi raske, sa pead lihtsalt üle olema sellest, mitte midagi ei ole nagu parata. Et ka minul on nagu sellised perioodi, kus lihtsalt ei viitsi nagu trenni minna,
siis paned asjad kokku, lähed ja teed ära ja noh, sa tunned ennast pärast nagu paremini. Ja mis siis veel võib öelda, et kui sa ise usud millessegi, nagu sisimalt usud, et sa nagu saad hakkama sellega või et see on see õige asi, mida sa teed, siis 99% see läheb nii, et lihtsalt pead uskuma, seal ei ole mitte midagi muud. Kui sa ise usud ja selle nimel nagu ka vaeva näed, siis on kõik võimalik. No ma arvan, kui sa oma sportlase karjääri maha paned, sa võid motivatsioonikõnelejaks hakata või midagi. Ma nagu mõtlengi, et kas hakata mingi treeneriks või kuskil hakata esitlusi tegema, et mulle nagu meeldib see, et oma nagu teadmisi nagu edasi anda, et ma arvan, et on mida rääkida ka 8-10 aasta pärast, siis kui ma olen loodetavasti oma eduka sportlaskarjääri lõpetanud, et aga nii vahvade sõnumitega me saamegi siit lõpetada ja meil on nii suur hea meel, et sa tulid, meiega rääkisid, meil on sulle ka väike kingitus meie heade koostööpartnerite poolt, seal on siis vahva kirjaga särk Viibrindilt, Barbelse ja Noku ja uus Recovery Vitamin Vellit, nii et saad neid kasutada enne trenni siis ja täie poweriga peale lennata. Natuke vähe on küll, aga ma arvan, et saame hakkama. Ouch! Okei, see on ühe trenni varu. Me lubame, et me toome rohkem, kui me sind ikkagi siis nüüd tähendab kaasa hakkame elama, me ei saa tulla vaatama, aga teleka vahendusel. Siis paneme siia endal stuudiosse seina peale. Jah, ma loodan, et suvel Kadriorus nagu kõik oleme on kohal. Karjääristuudio tiim siis seal. Plakatid tegema kõik. Jaa, väga lahe. Super. Suur aitäh teile. Ja kuulmiseni. Kui sulle meeldis see episood ja sind kõnetavad karjäärimudijate tegemised, siis jälgi meid kindlasti Karjääristuudio sotsiaalmeedias. Tutvu ka meie tööinfoportaaliga karjäärileht.ee ja kui oled oma esimesi karjäärisamme tegemas, siis põnevad pakkumised leiad esimene töökoht.ee ja praktikakohad.ee. Kuulmiseni!